Aprilli alguses asus Punane Rist koguma annetusi haiglate jaoks, mille koormus koroonaviirusega võitlemisel oli kõige rängem. Täna anti annetused üle Saaremaa, Pärnu ja Lääne-Tallinna keskhaiglale. Me tundsime ja paljud inimesed pöördusid meie poole ka, et nad tahavad tänada just neid inimesi, kes otseselt on seal eesliinil ja need, kes annavad ikka endast kõik. Saaremaa jaoks oli koroonapuhang tõsine katsumus, seda enam, et ainus elu jätnud meedik töötas just Saaremaa haiglas. Koroona oli Saaremaa jaoks Eesti epitsenter. Meil oli kõige rohkem haigestunuid. Ma arvan, nii suhtarvus elanikkonna kohta, kui ka vaatame haiglat. Ja ma usun, et selle haigla personali haigestumine korreleerub ka üldise elanikkonna haigestumisega. No summa, mis annetati, ei ole väga suur, et millele see kulub eelkõige? Me paneme need pead kokku juhatuses ja personaliosakonnaga ja räägime ka üksuste juhtidega läbi, et kuidas seda kõige paremini kasutada. Et üks, mis me oleme mõelnud, on see ikkagi, et summa on mõeldud nendele, kes haigestusid jäid koju, teiselt poolt olid ka inimesed, kes tegid ületunde. Väga suureks õppetunniks peetakse haiguspuhangut ka Lääne-Tallinna keskhaiglas, kus haigestus 20 meedikut. See oli minu selline mõte terve selle koroonaperioodi ajal, et kas meil jätkub personali, et personal ei haigestuks, sest ilma nendeta ei saa haigeid ravida. Ja ma arvan ja väga loodan, et personal ei haigestu teise laine ajal. Summad ei ole just suured ja on mõeldud haiglate personalile. Selle eest ainult me näeme ette ikka, et toetatakse ainult neid eesliinitöötajaid.